Nonna, meie alushariduse koolitaja, meie raudvara just sellepärast, et sina alustasid väga-väga ammu juba keelekümblusega. Ja nüüd alustame koolitustega ja koolitame just neid õpetajaid, kes esimest korda lähevad oma rühma ja räägivad seal eesti keeles. Selleks on meil loodud eriline koolitus, räägi sellest koolitusest natuke, mis seal koolitusel on? Praegult on see koolitus mõeldud ikkagi siis nende õpetajatele, kes siis alustavad tõesti september üleminekuga eesti keele õppele ja koolitus on selline, et neile sügiseks anda siis väikseid siis näpunäiteid ja väikeseid mõtteid ja ideid, kuidas siis ikka sügisel alustada, sellepärast kindlasti on nendel neil ei ole nii palju praegult veel teadmisi, jah, nad nüüd küll kenasti teavad, et eesti keele õppele tuleb üle minna, aga nad ei tea, kuidas lapse keel areneb, missuguseid põhimõtteid tuleb rakendada ja mis mänge mängida, mis teatud mängud sobivad teatud keele arenguperioodi. Et praegu me oleme selle välja töötanud 3 mooduliks, et mis need põhiteemad on, millest, kas need olidki lapsekeeleline areng oli siis olid need keeleõppe põhimõtted, eks ole, millest õpetaja võiks siis lähtuda ja mida ta peaks ikkagi väga, siis millest ta peaks väga kinni pidama, et see ikkagi see asi toimiks. Ja kindlasti, kuna need on kõik tegevõpetajad, siis õpetajad ei taha ainult teooriat, nad tahavad ka ikkagi praktilisi asju ja praktilised asjad ongi just need mängud, mis perioodi teatud mängud sobivad ja mida nad saaksid lastega mängida. Kas õpetajatel on veel omad mured, mida nad tulevad ja toovad sulle kursustele sinna klassiruumi, et mida on vaja olnud lisaks rääkida? Jah, neid ikkagi huvitab see, et need erivajadused, et kuidas siis on liitrühm, kuidas seal siis tööd teha ja muidugi kindlasti ma ei tea, kas nüüd see aasta see saab olema, aga järgmine aasta saab kindlasti olema see, et rühmas on nii eesti keelt kõnelevaid lapsi kui ka muu kodukeelega lapsi, et kuidas siis neid kõiki ühendada ja kuidas leida siis see kesktee, et kõik saaksid õpetaja tähelepanu ja ka keelt omandada. Kas küsimuse alla on tulnud ka see, et kuidas lastevanematega hakatakse suhtlema? On küsitud, meie ütlesime niimoodi, et kui ikkagi lapsevanem on venekeelne, eks ole, ja tõesti ainult oskabki vene keelt ja sina õpetajana oskad ka, ei ole ju keelatud vanemaga ära suhelda, eks ole ju. Kui nüüd vanem ise tahab ka õppida ja on ka selline, näitab positiivsust ja tahab ikkagi ka keelt õppida, siis palun räägime vanematega eesti keeles, nii nagu vanem soovib. Nüüd on peaaegu 2 rühma on läbinud seda ja me tahame pakkuda seda sama koolitust veel ja nüüd need õpetajad, kes täna kuulavad ja mõtlevad, et kas ma peaksin sellele koolitusele tulema. Mida sa oled kogenud, mida need õpetajad ütlevad, kes on juba käinud? Neile meeldib see, et ongi teooria ja praktika käsikäes, et nad saavad ikkagi teada seda lapse keele arengu etappe, kuna nad ikka sellest midagi ei tea ja sellepärast paljud lähevad ju tõlkimise peale või veel midagi, kuna ta arvab, et miks laps ei vasta, ma teen kiiresti selle teo ära ja kohe tõlgin ära, on ju. Et nad saavad neid etappe teada ja just mänge, mis mänge saaksid kohe mängida, et eks nad praegu treenivad ka ise oma keeleoskust, seepärast paljud mängud on just need, kus on vaja ka õpetajal endal selgeks teha, mis on nimetav, omastav, osastav. Just, aga ootame sind koolitusele.